Tervist, suur tänu kutsumast sellisele üritusele. Coop, palju õnne nii väärika tähtpäeva puhul. Ja tänase foorumi avas Alo väga suurepärase ettekandega kogukondlikust majandusmudelist. Ja kui ma seda kuulasin, siis ma mõtlesin, et kui Alo esitlusest ära vahetada sõna kaubandus sõnaga energia, oleks minu esitlus ka peaaegu tehtud. Et selles mõttes kogukondlikku mudelit saab kasutada mitmetes majandusvaldkondades. Aga sellegipoolest, miks energeetika? Miks nüüd? Ma valisin siia ühe pildi, kus on kokku võetud kõik see, mis praegu elektrisüsteemis toimub. Et muutuvad, arenevad peaaegu et kõik elektrisüsteemi osad. Kui ülalt poolt vaadata tootmine. Me näeme, et elektri tootmises üha rohkem hakkab olema hajaenergeetikat. Elektrit toodetakse meie lähedal, meie ümber, meie katustel, meie tagahoovis ja ka Eestis, Kirde-Eestist liigub elektri tootmine üha lääne poole. Elektriturg. Vanast oli lihtne. Ostsin elektrit Eesti Energialt. Nüüd ma saan elektrit osta ka Eesti gaasilt. Ma saan elektrit osta Alexelalt ja igasuguste huvitavate nimedega ettevõtetelt. Muutumas on elektri ülekandesüsteemid ja sinna on sisse pandud juba ka salvestussüsteemid, mida veel ei ole, aga kindlasti ka tulevad. Elekter ei liigu enam ühte pidi elektrijaamast tarbijani. Juba täna liigub elekter kahes suunas. Ka tarbija võib ise olla elektritootja. Ja lõpuks ma väga loodan, et paljudel, kes siin saalis täna on juba kodus päikesepatareid ja toodavad ise endale elektrit. Et see on reaalsus, see toimub juba täna. Aga midagi pole teha. See eelmine pilt ei pane meid mitte midagi tegema. Inimesed hakkavad tegutsema siis, kui kaasa tuleb emotsioon. Ehk siis see, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. Ma jään hiljaks, ma jään millestki ilma, asi läheb liiga kalliks. Et seetõttu mul on isegi võib-olla natuke imelik öelda, aga tegelikult on energiaühistute tekkeks tekkinud selline täiuslik torm. Et elektri hind on kõrge, elektriseadmeid saab poest osta, igaüks meist. Kõik me saame aru, et energiasõltumatus on vajalik ja väga paljud meist tahavad anda ka oma panuse keskkonnakaitsesse ja kliimamuutuste aeglustumisse. Ehk siis kõik tingimused on täidetud. Ja mis see siis on? Kogukonna energeetika energiaühistu vormis. Iseenesest väga lihtne. Elektri tootmine oma seadmetega endale ja see, mis üle jääb, võimalik maha müüa. Ehk täpselt sama majandusmudel, mida kasutab Coop, eelnevad laval olijad, E-Beam, tõuloomakasvatajate ühistu ja Tuleva. Et sisuliselt ühistulist mudelit saab väga edukalt ära kasutada ka elektri tootmiseks. Nii, slaidid liiguvad. Kes võivad olla energiaühistu liikmed, millest energiaühistu kokku võib tulla? Õnneks ei ole see üldsegi piiratud. Energiaühistu võivad moodustada ühe kortermaja elanikud, ehk siis korteriühistu. Need võivad olla ühe tänava elanikud, ühe asula elanikud, ühe valla elanikud.
aga samas võib see olla ka üks ühtselt meelestatud sõpruskond. See võib olla kohalikud ettevõtted, kes asuvad naaberkruntidel. Ja kohe kindlasti on seal roll kohalikel omavalitsustel. Kõik need võivad kokku moodustada energiaühistu. Miks mitte Coop, kohalik omavalitsus ja kohalikud elanikud ja kohalik ettevõte. Just tänu sellele, täiusliku tormi tulemusena me alustasimegi ja panime püsti esimese Eesti energiaühistu just sellel eesmärgil, et ise rajada enda pargid, ise toota, tarbida ja võimalusel ülejääk müüa. Me alustasime eelmise aasta veebruarikuus, nii et me just alustasime oma esimest aastasada, aga 36 liiget oli meil eelmisel aastal. Tänaseks on meid juba 81. Ja ma panin siia slaidile meie asutajate liikmete pildid koos nimedega, ilmestamaks seda, et meie seltskonnas on kliimaaktiviste, meie seltskonnas on kohaliku omavalitsuse tegelasi, pankureid, meil on ka energeetikaettevõtjaid, juriste, ehk tegelikult läbilõige kõikidest Eesti inimestest, keda kõnetab taastuvenergia tootmine ühiselt. Mida siis energiaühistu teeb? Lihtsustatud öeldes toob kokku kohaliku kogukonna raha ja tehnilise kompetentsi. Kui kogukond tuleb kokku, siis alati on seal üks raamatupidaja, mõni mees, kes on juba enda päikesepargi näiteks püsti pannud, mõni mees, kellel on kuldsed käed, kui see seltskond kokku saab, siis on võimalik seda kõike teha. Energiaühistu teeb pargid sinna, kus see sobib kõigile liikmetele. Ehk siis väga palju kogukondi on omavahel tülis ja tülis isegi mitte omavahel, vaid võõrastega, kes on nende kõrvale rajanud pargid, aga kogukond saab sellest teada tagantjärele. Peaks olema vastupidi. Kogukond otsustab, kuhu meie kandis pargid tulevad ja siis antakse kogukonnale ka võimalus ise osaleda seal pargis. Tulu jääb Eestisse, tulu jääb kogukonda ja kui 2 aastat tagasi oli elektri hind, väga soodus, siis keegi selle peale ei mõelnud. Nüüd see tulu jääb kõik siia. Ja kui me mõtleme, et kui tulevad veel elektriautod, et kõik see bensiiniraha, mida me praegu välja maksame, kui ka see jääks kogukonda, siis summad kasvavad veelgi. Energiaühistute mõju kogukonnale. No Eestis ei ole seda saanud veel teha, sest energiaühistud meil alles sünnivad. Aga õnneks üks akadeemiline töö Külli Lübecki poolt magistritööna on tehtud ja ta on siia joonisele ilusti kokku võtnud kõik need kasud, mida energiaühistu toob. On need sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnakasud, pluss ruumilised. Energiaühistu võimaldab kõikides nendes asjades kogukonnal osaleda, aktiivselt panustada ja ise ehitada oma kogukonda paremaks, nagu Coop teeb. Miks ma näitan teile järjekordselt pilti maailma ühest enim pildistatud tuulepargist? See tuulepark asub Kopenhaageni ja Malmö vahel ja see oli üks maailma esimesi meretuuleparkisid. Ma näitan seda sellepärast, sest see on ühistuline park. See park kuulub, 50% kuulub kodanikele, ühistu liikmetele ja teine pool kuulub Kopenhaageni kommunaalettevõttele. Siiamaani. Üheks pargi osanikuks on ka World Wildlife Foundation. Ehk siis keset linna tuulepark töötab siiamaani.
ühistuline energia tootmine saigi aluse just tuuleparkidest, sest need tuulepargid olid olemas, see tehnoloogia oli olemas. Viimasel paaril aastal, kui päikesepaneelide hinnad on näinud juba nii-öelda taskukohaseks, siis valdav osa energiaühistuid, mis praegu näiteks Lääne-Euroopas tulevad ja kasvavad, on päikesepargid. Ühe näitena Belgias ühel ühistul on 18 katuseparki. Need on suured ja väikesed, väiksem on 12 kilovatti, suurim 144, aga kokku on need juba 1 megavatti jagu. Ehk siis väikesed tootmispunktid katustel ka tiheasustuses. Ma olen kindel, et kuna me alles alustasime, siis energiaühistute potentsiaal Eestis alles hakkab ilmnema. Aga 2015. aastal tegi Arengufond põhjaliku analüüsi, et kui suur võiks olla energiaühistute potentsiaal Eestis aastal 2030, siis ma ei vaidleks neile numbritele üldse vastu. Ma arvan, me saavutame need numbrid kiiremini, enne 2030. aastat. Mul on endal üks väike unistus. See pilt, mis sellel slaidil on, see on tehtud Iirimaal. Ma tahaksin hiljemalt 2-3 aasta pärast teha sellise pildi Eestist ja asendada selle siin pildiga, kus on Eesti lapsed, Eesti tuulik ja kogukondlik päikesepark. Ja igaüks peab tegema esimese sammu. Astu liikmeks, algas energiaühistute esimene aastasada. Aitäh! Isegi siis, kui mul ei ole kõige pisemat päikesepatareid või mul on see kalkulaator, millel on see pisikene päikesepatarei, võin liikmeks astuda? Jaa, igaüks. Et ühistulise liikmesuse ju mõte ongi selles, et liikmeks saavad tulla ka need, kellel ei ole katust, kellel ei ole tagaaeda, aga kes tahab osaleda. Palun. Nii et siis, kui mul on juba 15 kilovatti katusel, siis ma olen juba nii-öelda auliige. Kusjuures huvitav on see, et kõige entusiastlikumad kogukonna energeetika eeskõnelejad on need inimesed, kel oma katusel juba päikesepark on. Nad on aru saanud, see töötab, see on kasulik ja tegelikult koos saaks teha rohkem. Mis see kompvek on, mida ühistu liikmelisus võiks pakkuda? Et ma ise koha peal mõtlesin välja, et täna, kui ma müün Oliverina otse suurele korporatsioonile oma energiat tagasi, et siis ma võib-olla ei saa seda kõige paremat sisseostuhinda. Müües kõik koos, võib-olla saan natukene parema hinna kaupelda. Ise küsin, ise vastan. Väga hea. Ja pluss mina lisan siia juurde veel kõik see midagi muud rahalistele väärtustele. Me teeme midagi koos, see raha jääb kogukonda ja me saame need taastuv energiapargid püsti panna sinna, kuhu nad tõeliselt sobivad, kus kõik kogukonna liikmed on sellega nõus. Siin on niisugune väga spetsiifiline küsimus, mille osas ma ei ole kindel, kas mina seda jagan, aga esitan sellegi poolest. Suurem osa mikrojaamasid on on-grid jaamad, mis elektrikatkestuse korral ei toimi. Kas energiajulgeoleku mõttes ei peaks ehitama just rohkem off-grid jaamasid? Jah, peaks. Ongi kogu vastus. See on siis sellest esimesest slaidilt see kolmas jaotusvõrkude nii-öelda küsimus. Alati peab olema võimalikult palju valikuvõimalusi ja off-grid jaamad ka rahaliselt muutuvad kogu aeg kättesaadavamaks. Mõlemad on vajalikud. Kas roheenergia saab olla odavam kui hüdrosüsinike põhine, mis eestikeelne sõna on, siis hydrocarbonsist. Põhimõtteliselt räägime naftast, gaasist. Kas keegi on maksnud päikesele või tuulele?
ei ole. Päikese ja tuules energiast elektri tootmine ei tekita heitgaase ega reosta vett. Põlevkivi, kivisöe, nafta, gaasi väljavõtmine maast kõike seda tekitab. Kas Eestis on roheenergial, ja ma usun, et see on siis pigem energiajulgeoleku kontekstis ka mingisugune lagi, et tuulest, päikesest saame mingisuguse osa energiast, mingisuguse osa me peame kindlasti salvestama, aga lihtsalt selle jaoks, et meil oleks see üks päev, kui salvestusruum on ka nii-öelda otsas ja päikest ei ole ja tuult ei ole. Lage taastuvenergia tootmisel Eestis ei ole. Kõik, mis on endal üle, seda saab eksportida. Meie naabritel on elektrit puudu. Elektrit eksportida on kõige lihtsam üldse. Kas sellest osalt energia hinnakriisist oleme saanud õiged õppetunnid? Sellepärast, et ma olen kuulnud ka, et arvamusi, et kõik see ju tähendab seda, et me peaksime aina rohkem nii-öelda meie maavara ahju ajama. Ma arvan, et õppetunnid me oleme juba saanud. Me ei raiska elektrit, me saame aru, et see on kallis ja suurem osa meist on nõus, et võimalikult palju elektrit peaks tootma Eestis. Ja Eestis ütleme, et üks valdkond, mis veel on katmata, on taastuvenergeetika, kus ruumi kasvada on väga palju. Kena, aitäh väga huvitaval teemal kõnelemise eest. Nii.